Tere! Tänaseks teemaks on hallide juuste värvimine. Jagan teiega nõuandeid, et te saaksite hallid juuksed ilusasti värvitud, et tulemused oleksid loomulikud ja teie kliendid õnnelikud ja rahul. Kõik juuksud teavad, et kui on hallid juuksed, siis tuleb kõigepealt ära määratleda, kui palju neid halle on. Ja selleks on abiks üks selline väikene määraja. Siin on 25%, 50% ja 75%. Ja umbes nii palju, kui on halle juukseid, nii palju peab olema ka värvisegus naturaalseid ehk loomulikke toone, millega saab halli kuni 100% katta. Kindlasti tuleb ka määratleda õige loomulike juuste tumedus ja siin on nad näha 2–10 ja 9 ja 10 helvedusaste. Need enam halli ei kata, vaid 8 allapoole. Ja kindlasti tuleb hallide juuste värvimisel kasutada 6% vesinikemusjooni ja segatakse ta kokku nagu ikka üks osa värvi ja üks osa vesinikku. Nõuanne number 2. Kui te värvite Coleston Perfect M+ värvidega, siis loomulikke toone on üsna suures valikus ja teil tuleb otsustada, milline oleks teie kliendi juuste jaoks kõige sobivam. Meil on olemas nulltoonid, need on peale kaldkriipsu 0, need tähistavad toone, mis katavad kuni 100% halli ja annavad kergelt jaheda tulemuse. Ja need sobivad suurepäraselt jahedate tulemuste saavutamiseks, ehk siis kui te segate kokku mingi jahedama tooniga, siis halli katmiseks sobib just see 1–0 toon. Kui aga kliendi juuksed on hästi tugevad ja hall on ka hästi tugev ja seda on raske värvida, siis on paremaks valikuks kahekordse esimese numbriga värvid. Näiteks 77/0 on intensiivsem kui ainult 7–0 ja need on siis tugevatele juustele. Ja kolmas valik on peale kaldkriipsu 0–0 toonid. Need on soojemad ja neid võiks segada hulka soojadele, näiteks vasksetele, kuldsetele ja sellisel juhul, kui te tahate, et lõpptulemus on soe toon. Nõuanne number 3. Kindlasti tuleks värvi kaaluda, et te saaksite just samasuguse tulemusega järgmisel korral ja hästi hoolikalt tuleb segada värvisegu vesinikemusjooniga. Vahel võib juhtuda, et segu ei ole piisavalt segunenud ja siis tunneb klient, et tal kusagilt võib-olla kipitab ja see on just selle tõttu, et vesinik võib-olla jäi eraldi. Nõuanne number 4. Hinnake alati oma kliendi juukse tüüpi ja keskmine mõjuaeg on küll 30–40 minutit, kliimasooniga 15–25 minutit, aga sõltuvalt juukse tugevusest võite selle mõjuajaga natukene varieerida. Tugevamad juuksed tahavad pisut pikemat mõjuaega ja kindlasti tuleb enne, kui hakkate värve maha lõputama, kontrollida, kas värv on piisavalt mõjunud või kumab kusagilt veel halli läbi, siis pikendage mõjuaega 5–10 minutit. Nõuanne number 5. Välja kasvanud juureosaga klientidel tuleks värvida juuksed ainult selles osas, mis on välja kasvanud. Seda tuleks teha hoolikalt ja täpselt, sest kui te panete värvi juustele pikemalt, siis võivad need eelnevalt värvitud osad muutuda tumedamaks kui juurelähedane osa. Ja alles siis, kui mõjuaeg on möödas, niisutage juukseid ainult selles värvi osas ja emulgeerige värv juukse juurelt juukse pikkusesse. Ja veel üks ekstra hea nõuanne. Kui teie kliendil on kuiv peanahk ja toonid on tumedamad, mida on vaja kasutada, siis on selleks üks hea abiline ja see on nahakaitsekreem. Seda kantakse õhukene kiht enne värvimist just juukse kontuurile hoolikalt
et ei satuks juuste peale ja värvi on pärast palju-palju lihtsam maha pesta. Kui teil tekkis sellel teemal veel küsimusi, siis te võite endale broneerida nõustamiseks aja ja selleks võtke ühendust oma piirkonna müügiesindajaga.